Väljas on soojakraadid võimust võtnud, mis tähendab, et ka kodus on kappides suurpuhastus tehtud. Ma olen leidnud endale hunnik asju, millega mul ei ole mitte midagi teha. Ma tõin need siia uuskasutuskeskusesse. Aga ma tahaks ka teada, kuidas nende asjadega edasi toimetatakse. Uuskasutuskeskuse eesmärk on koguda kokku asju, millest võiks veel asja saada, et nad ei lõpetaks prügis ja anda nendele uus võimalus. Otsisin neile riided välja ja need olid kõik kortsus. Et kas peaks inimesed tooma triigitud asjad uuskasutuskeskusesse? Triikimine ei ole tegelikult küll oluline. Oluline ongi see, et oleks lihtsalt terve toode, puhas toode. Kas need tunduvad kasutuskõlblikud asjad? Niimoodi peale vaadates küll ja kui on ilusad, siis sobib. Ja see tundub ka täitsa korralik, et olete head asjad toonud. Üldiselt näiteks, kui siin on nagu mingid sellised jooned ja nii, siis me nagu jälgime neid ka. Need triibud ma tegin neile triikides, et võib-olla need ei ole. Võib-olla siis ei tasu triikida. No see ma ütleks jah, et on natuke topiline, et võib-olla sellist isegi koha ei paneks. Jah, et see ilmselt läheb meile siis partneritele edasi. Aga ikkagi läheb kuhugile? Jaa, et nagu prügimäele midagi siit niimoodi ei lähe. See on siis ikka päris pikk protsess kõik riided niimoodi üle vaadata. Tegelikult on see suht põhjalik ja näha on, et ikkagi siin viimased paar aastat, võib-olla isegi natuke rohkem on nõud väga kõrges hinnas ja just need nõud, mis on kunagi siis nõukaajal või ka siis veel varem toodetud, sest need on selles mõttes ju väga haruldased, et neid ei toodeta enam juurde. Lubasime saatejuhtidele ka riided selga leida. Vaatame, mida põnevat valikus on. See tundub päris hea särk. Mulle tundub, et sobib meie stuudioga väga kenasti kokku. Kui me Joonatanil otsime, siis kas ta midagi sellist kannaks või? Siia saab telefoni panna, võtmed panna. Ühele saateviil on olemas. Leidsin. Tundub, et reis uuskasutuskeskusesse oli väga edukas. Esiteks ma leidsin endale uue parima sõbra. Teiseks ma sain jagu kotitäiest seisvatest asjadest toanurgast. Lisaks, mis me saime teada, on see, et uuskasutuskeskus väga hea meelega annab tudengitele siit erinevaid asju. Nii et meil on just sel semestril tulemas 3 sarja, nii et Rasmusele ja Maunale Taunale leiab siit ka nii mõndagi.